Käisin eile 18. novembril koos poole tosina Euroopa Parlamendi liikmega 3 fraktsioonist komisjoni presidendi Barroso juures, et tutvustada talle parlamendi liikmete ja Tšehhi senati algatust, mis on omandanud Praha deklaratsiooni vormi. See deklaratsioon võeti vastu 3. juunil Prahas 2-päevase rahvusvahelise konverentsi tulemusena, millele oluliselt aitasid kaasa Euroopa Parlamendi liikmed, aitasin koostada seda teksti ja millele esimesena kirjutas alla endine Tšehhi president Václav Havel, aga samuti Stasi arhiivide kuulus uurija Kauk, Ameerika kommunismi memoriaali juht Lee Edwards, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee rootslasest asepresident Göran Lindblad ja mitmed Euroopa Parlamendi liikmed. Tegemist on tegelikult ühe kõige ulatuslikuma ja sisulisema dokumendiga, mis püüab hõlmata totalitaarse kommunismi pärandit ja anda sellele lahenduse. Mõte on see, et erinevatest Euroopa maadest parlamendi liikmed, avaliku elu tegelased, valitsusjuhid annaksid oma allkirjad, võtaksid vastu konkreetsetes parlamentides omapoolsed toetusavaldused. Seda on teinud juba Euroopa Rahvapartei tegelikult 4 aastat tagasi, kui ta võttis uute liikmete algatusel vastu veebruaris 2004 analoogilise resolutsiooni totalitaarsest kommunismist. Nüüd oleme tutvustanud seda resolutsiooni, seda deklaratsiooni Euroopa Parlamendi presidendile möödunud kuul. Oleme tutvustanud teda Euroopa Parlamendi tähtsamate fraktsioonide juhtidele ja kõige lihtsam mõte on saada parlamendi liikmete enamuse allkirjad selle taha. See on miinimum, mida parlament võiks teha. Kuid mis on komisjoni roll? Oleme julgustatud sellest reaktsioonist, mida näitas komisjoni president Barroso. Peab ütlema, ta ei olnud eriti teadlik Praha deklaratsioonist, ta tutvus sellega koha peal, kuid mis oli tõepoolest positiivne, oli see, et ei olnud mitte mingisugust üleolevat suhtumist, bürokraatlikku hoiakut. Kogu kohtumine, mis vältas üle poole tunni, oli asjalik, ta näitas intensiivset huvi ja esitas otse kohe ka siiralt oma reaktsiooni. Nii siiralt, kui üks poliitik seda võib muidugi teha. Küsimus on selles, ütles ta saab aru totalitaarse kommunismi hukkamõistmise vajadusest ja ta väitis, et on kasutanud igat juhust, et omalt poolt seda teha. Näiteks Riias, kui ta külastas okupatsioonimuuseumi ja avaldas selgelt oma seisukohta kommunistliku totalitarismi vastu. Ta ütles, et on valmis seda tegema ka edaspidi. Küsimused, mida ta sama avameelselt esitas, olid järgmised. Kas totalitaarne kommunism on võrdsustatav holokoostiga? Kas holokoost ei ole midagi täiesti erinevat? Selle üle tuleb mõtelda. Teine, erinevad suhtumised näiteks Lõuna-Euroopas, kus kommunistides nähakse fašismi vastu võitlejaid. Ja 3, mida saab teha Euroopa Komisjon? Kas komisjonil on siin oma rolli või on see rohkem liikmesriikide käes? Vastus on nii ja naa. Meenutasin Barrosole, et kui ta kandideeris komisjoni presidendiks ja ilmus Euroopa Rahvapartei gruppi, siis esitasin talle tookord suvel 2004 küsimuse, toetan teda juhul, kui ta annab lubaduse, et ta tunneb huvi Ida-Euroopa maade kommunistliku pärandi vastu ja on valmis seda lahendama. Barroso vastus oli, et komisjonil on eri arvamused, aga ehkki ta pole kommunistliku partei juht, kes saaks kõiki käsutada, on tal siiski teatud mõju ja ta lubas seda mõju kasutada. Mis on ettepanekud? Ettepanekud on järgmised. Teadvustasime talle, et Euroopa Parlament on tegelikult vastu võtnud ametliku seisukoha
juba võrdsustada kommunismi ja natsismi ohvrid, tähistades 23. augustit edaspidi kommunismi ja natsismi ohvrite ühtse mälestuspäevana. See oli Barrosole uudis, aga rõhutasime, et ka komisjoni asi on sellele tähelepanu juhtida. Teine asi, komisjoni roll on korraldada üle-euroopalisi debatte, jätkata komisjoni poolseid kuulamisi kommunistliku pärandi suhtes, aga avada kõigepealt diskussioon, kus me saaksime neid samu probleeme paremini ja avameelsemalt käsitleda. Kolmas, milleks komisjon peab olema ette valmistatud, on parlamendi algatus, nimelt me esitame tuleval aastal komisjonile küsimuse totalitaarse kommunismi hindamisest koos parlamentaarse debati ja loodetavasti resolutsiooniga. Resolutsioon, mis loomulikult peab saama parlamendi fraktsioonide enamuse toetuse. Barroso mõte oli, et Barrosot valmistada selleks ette. Ja peab ütlema, et kohtumise tulemus, seda võiks hinnata positiivselt. Tähtis oli, et see kõige ulatuslikum dokument 20. sajandi Ida-Euroopas sooritatud kuritegude kohta, et see jõuaks parlamendi liikmete isiklikul vahendusel komisjoni presidendile. Me soovime komisjoni koostööd, aga loomulikult me soovime veelgi rohkem liikmesriikide valitsuste koostööd. Ja kahtlemata on see Eesti valitsuse asi nüüd tuleva aasta 23. augustit tähistada ametlikult kommunismi ja natsismi ohvrite ühise mälestuspäevana. Eile oli Tõnis Mägi 60. juubel. Ta ütles mulle, et on sündinud midagi kell 4 hommikul enne Koitu. Ta on meie koidulaulik ja võib-olla on see väga sümboolne, et me eilsel päeval viisime selle tõe Koidu sõnumi, see Koit, mis peaks paistma ka Ida-Euroopa rahvastele, viisime selle komisjoni presidendile. Me loodame, et tõde hakkab koitma ka kogu Euroopa üle.